teie olete siin koha peal, teie naudite seda show'd. Tänased superstaarid tuleb küll lavale, aga vot see Tartu linn on nii toredad inimesi täis. Mis on nii viga? Lisaks osalejatel täna siin tegelikult, üks kohtunik on alles. No mis tuleb? Need valgetes särgites, tõstke käed kohtunikud, tõstke käed. Rahvusvahelised mudamaadluse sertifikaadiga minu ja minu joomasõprade poolt on täiesti kindlustatud. Parim naine, parim mees, mõlemad saavad enda nimed mudamaadluse ajalukku kirjutada. Selle nimel võib ju maadelda küll täna, nii et ei ole hullu miskit. Aga ega tõesti, maadlejad teevad täna enda töö ära, aga rahvas, kellel energiat on alati matside ajal, elage kaasa, kellel on plakatid kodus mõeldud, kellel sõbrad maadlevad, ärge jätke mitte midagi areenile, täies kõrist, homme vaba päev. Ja ma ei pea õnneks tööd vabastusi kirjutama, eelmine aasta proovisin, ei läbi mitte ükski, nii et paneme täie hingega täna, nii et kohe varsti saamegi esimesed osalejad tegelikult peale saate ja siis vaatame, kuidas täna muda lendab. Naudi, pane täiega. Ilu soojus võiks täis. Siin on sajateid treenitud selleks. Ma ei taha sellise mehe kõrval ollagi täitsa jama, kus see jõus on. Saaks seda nägema, mis selle seinadega juba tehti 8-sse ja sul on õhtutäi lõpp käes. Võite rahulikult sooviks ära teha. Kes meni nagu konormet Gregor, kes naudib niisama ilma. Õhk on laiem kui Kim Katrin, siin ei ole midagi arbuusid ja teete alla, aga palun astugi sellesse mõnudesse mõtta, teistige ära, mis värk on. Nii, kohtunikud, te olete valmis? Maadlejad, teie olete valmis? Rahvas, teie olete valmis? 3, 2, 1, maadleme! No nii me tahame näha neid heiteid, mida kõike sai lubatud. Ei, siin on näha, vaikselt hiilitakse, proovitakse need pea taha saada, aga ei lasta, vaadatakse vaikselt. Siin on libe, kui on mudamaadlus, peab libe olema, aga vaatame, kes saab esimese rünnakuga hakkama, kes saab esimese heitega hakkama, ei tule lihtsalt. Siin on uued mudaretseptid ka, siin võib-olla vanadel olejatel läheb keeruliseks, ei ole harjunud konsistentsi täiesti, okei. Ei ole kerge, oi, mis oletakse jalast küll! Aeg on! Jõuab, mehed on, libe on raske, aga 90 sekundit on teil ainult aega maadelda. Kaotaja kahjuks peab tünnisauna minema, aga mees saab võita, see pedas, jõuab! Kuidas üritatakse, aga ei anna üldse ära praegu siin. Muda on liiga vedel. Ja läheb rahvastele, aga meil on nii raske juba. Ja mõtlega, see on alles esimene ring, mis passimine käib, vaikselt võtavad. Ei tule üldse praegu. Jõuab, pane lõpuni! Ei anna ära. Nii, aeg, mehed, suur aplaus rahvas, aeg, poisid, mehed, aeg! Suur aplaus! Ja edasi liigub maadle nimega Ürgmees! Aplaus! Mehed olid täna esimesena laval ja päris täiega väga hea näha seda spordimehelikkust. Minge rahulikult peskedest puhtaks, tünnisaunad ootavad, tako tünnisaunad ilus juba soojas. Nii, järgmisena tuleb areenile maadle nimega Märt! Teeme muidu käed, teeme kaasa! Keskini näinud, siis küberrünnakule meeldib suupilli mängida, nii et ma ei tea, kas see täna teda siin aitab, aga suurpill talle meeldib, nii et rahvas, kas me oleme valmis teiseks matšiks? Väga hea! 3,
2, 1, Maadleme! Siin on kõik mängu panna, kaotaja kahjuks täna peab künnisaunas liigunema, võitja liigub edasi finaali poole, nii et mehed, rünnakule ja heidet, aia tullakse kohe, üritatakse väsitada, aga ei ole kerge, ei ole üldse kerge, kas saadakse heide kätte, kas juba tuleb heide ära, läheb, ei ole energiat, jõuab. Siit võib midagi tulla, siit võib midagi jõhkrat tulla, aga ma... Õigus vähendatakse, õigus kaitstakse, õigus üritatakse hoida tasakaal, on raske, opadi! Siin nägu juba midane täiesti tekkis. Väga hea. Jalad taeva poole, pilla, palla laiali, see on kreisi. Mehed, jõuate veel, tehke veel rahvale show. Te jõuate veel, kõik tahavad ju heidet teha. Vaikselt üritatakse siin. Ma üks tuleb veel kama, ma luban sulle, üks tuleb veel siin praegu. Mehed jaksab, ma näen, õigus üritatakse. Salaja hiilid, otsab, mis kiirrünnak. Saab, jõuab veel mehed, pange täiega, pange kõik, mis veel tal on. Kas siit libisesid jalad, siit oleks midagi jõhkrat tulnud. Kuulsite rahva sees ka, sõbrad karjusid, pange nüüd mehed, pange, veel jõuate. Tead, siis endale juba vaikselt ära. 40 sekki tehtud, aga juba on täiesti punases, mehed on täiesti punases. Jaksab. Ei tule, aga mulle tundub, et siin on ühel on päris hea eelis praegu. Ja stopp mehed, aitab. Suur aplaus rahvas. Ja edasi pääseb Hüberina! Need on nad peavad siin oota. Ai, nüüd juba tuli õiget karjasti, aga stoppa, kiire. Jõuab. Trükatele bussid selline võeti jõud kätte ja tehti ära. Siin kohtagi seda teiteid, opsti. Püssi ilusti, heiteid. Rahvas otab heiteid, kohtunikud otab teiteid, need jõuab, saab käed, jalad taha panna ilusti, heidelda. Hakkab looma. Juba õigel hetkel tõmbasid väga lähe kurgud. Oppa, davai rahvast ei lähe, anname neile! Need on täna õhtused saalid, need kõik osalejad, kes siia reegile on tulnud. Nii et muidugi pange täie rauaga siin, kunas muidu saate vabastada puiest niimoodi maadelda. Muda juba hakkab pritsuma ka väljapoole, nii et hakkab vaikselt hoogu võtma ja tuleb veel opsti. Siin võetakse ja visatakse, nagu märga reklikud lihtsalt. Opsti. Seda saabki üle sõiduks siin praegu hakata nimetama juba, aga ma usun, siin võib alati võib tagasi tulla. Sulle meeldib ka seda tulistada sporti juba harrastada, mulle meeldib alati siin targutada, aga ei lõpuni naised veel 10 sekundit, pange täiega ära, 10 sekundit on lõpuni veel. Stopp, läbi, edasi pääsed, raadio nimega Preili Pahando! Aplaus! Ja vastaseks on ei keegi muu kui Doktor! Siin on kõikid välja vaetud. Doktor on kohal! Mõtlen, et kas top-kaardi turniir on edukas, kui Kittel jääb puhtaks või just saab Eesti pariseks. See on juba läbi kogemata, et palju on ma tahan mõtles südamekki, aru saada. Aga see tähendab ainult 3, 2, 1, Maadleme! Heited, tuleb välja hooga sisse nüüd panna! Püssi! Läheb edasi, võtke see energia, rahvas saab heited ja jõuate! Ai, kui agressiivselt on alanud see matš siin praegu. Julata jalagi, kaitsetöö on hea, aga on vaja see heide kätte saada. Siin minnakse
ja Opagi ja nägupidi oli siin takikainalise Lapsuga kokku käed ja naeratus näol, see mulle meeldib opsi madalalt ka siin täna, ai on libe. Need mehed naudivad. Ussa, see lükati teisele poole vabalt ja puiestas ühe tõukega, aga mehed, pange mehed, teil on veel aega natuke mehed, meil on vaja heidet, püssi mehed, heidet. Ei liidu. Viiksed naha tava, ei poisid. Rahvastuse taha nüüd heidet näha. Mehed liiksed ise rahvastusega ei nõudnud ja mehed liiksed ise tegid show. 20 sekundit mehed, pange lõpuni. Kori Moolab juba ema jättisid vaikselt, ma teen mehed kõik tegema. Mehed viimased 10 senti, pange üldse! Aga sulle Aita! siin käed üleval, mingi härra jube kindel. Aga kohtunikule pead. Mõni rahvas seekord teeme niimoodi, et me loeme kõik koos alla. Ehk siis kui mina ütlen 3, ütlete teie ka ja lähme üheni välja ja siis hakkavad naised maadlema. Nii et 3, 2, 1, maadlema! Läheme energiat ja Läheb hoppa, nii pannakse maast, püsti naised, heidet, kõik tahavad näha heidet, kohtunik tahab neljaks rahvast tahab näha heidet ja sellest saab punkti, nii et jõuab, jaksa kokku. Kohe tuleb milline maadlus. Ja liigutakse keskel, vaadatakse positsiooni, kus on vale samm, otsitakse iga nõrkuse hetke. Mõtlise alati käivad, kõik avaldavad tegelikult. Kui me nägime, et mehed tulid vahepeal täiel rambuga, siis naised ikka tavalad toodavad seda Võistlusega, siis tehakse asju võistlusega. jala alla taha ja seda vastu. Naised, pange meiega, teil on noppu praegu. Pange! Oi, kuidas jalaga ära seotud lihtsalt. Lihtsalt üritatakse jalga siduda. Ja tuleb suurepärane. 25 sekundit, naised, 25 sekundit, pange täiega!
seega 4, 3, 2, 1, stopp, suur aplaus. Selline oli siis 2026 aasta tudengipäevade mudamaadlus. Kui mul ei oleks seda täna kaasas olnud rodeobuumi, ma ei oleks mitte midagi näinud. Jumala hea, et ma selle kaasa võtsin ja ilmselgelt nägid sina ka seda pilti hoopis teine tera, eks. Aga jah, järgmine aasta siis ilmselt tuleb uuesti tulla. Äkki on soem. Korraldajate koha pealt ütlen, kõik on väga äge. Üks väike märkus teil on see, et lükake 2 nädalat edasi seda aega. Siis oleks nagu juba päris soe. Ütleme nii, et tänu sellele täna tuli siis 17-20 kraadi sinna vahele sooja, siis oli juba veidike parem, aga hetkel läheb jälle jahedamaks tagasi. Nii et mina igal juhul lõpetan selleks aastaks siis tudengipäevadega ja järgmise aastani. Tšau!